3 aastat tagasi leidsin ma ennast sellises olukorras nagu praegu ilmselt päris paljud. Ma olin kodus kinni, ma elasin oma säästudest ja mul oli tervis läbi. Mul oli kopsupõletik ja ma olin umbes pool aastat täitsa nõrk. Ma ei saanud mängida oma lapsega, ma ei saanud teha seda tööd, mida ma olin harjunud tegema. Või vähemalt mitte sellises mahus ja sellise energiaga nagu tavaliselt. Ma usun, et sellest on tee välja, sellepärast, et ma ise leidsin selle ja minu 3-aastasest teekonnast ma kirjutasin sellise raamatu. Sõltumatu naine, 5 sammu rahalise vabaduseni. Ja see 300-leheküljeline raamat, mis annab sulle vastused, miks investeerida, kuhu investeerida, milleks meil üldse investeerida on vaja. Kas asi on ainult rahas? Kui palju sa oled valmis oma harjumusi muutma ja mille nimel? Ja kuhu üldse saab investeerida ja 6 viga, mida naised teevad investeerimisel. Kuidas leida maast raha, kuidas parandada haavad. See on palju rohkem kui tavaline investeerimisraamat. See raamat elust, mõtetest, sellest, mis on sulle oluline ja kuidas olla kriisikindel, mitte ainult materiaalselt, vaid ka emotsionaalselt. Ja kas mina olen siis kriisikindel emotsionaalselt või materiaalselt? Jah, paljud sissetulekud mul kadusid selle kriisiga. Aga minu esimene reaktsioon näiteks esimestel päevadel, kui eriolukord oli välja kuulutatud, oli see, et kuidas ma saan teisi aidata. Ja ma andsin tasuta joogatunde ja kirjutasin tasuta artikleid. Ja see ongi hästi tore, mida saab teha, kui sinu endal on hästi, siis sa saad aidata teisi. Ja seda saan mina teha. Ja see raamat aitab sul ka sinna jõuda. Saab osta minu käest, desinfitseerin käed ja pakin sulle raamatud ja saadan pakiautomaadiga sinule lähimasse automaati. Ja kui tahad, siis kirjutan ka pühenduse. Kõike head sulle ja see on võimalik olla sõltumatu naine, rahaliselt vaba ja hingeliselt.